kõik see maailm on siia tehtud sisse ja Opadi. Ühesõnaga käisin mina koolitusel. Edwards Brussirius. Noh, mis see on nüüd? Metallurgia? Ei. Seppa töökoolitusel. Ja Facebook jagas seda mulle tänu sellele ilmselt, et ma neid tuletegemise asju teen ja kuna oli tuleraua sepistamise töötuba, siis ma nägin Facebookis, et Tallinna Ringmajanduskeskuses selline koolitus ja aitäh, et läks õigesse kohta ja jõudsin mina selle aega, kui teised tegid ühe tuleraua, jõudsin mina teha 2, et sain kuidagi hästi minema, motivatsioon oli kõrge ja kogu see taustalugu on muidugi sellel asjal ülimaagiline ja selline püha. Et see on inimese ajaloos väga märgiline hetk, kui raud tuleb abiks tule tegemisel. Umbes 3000 aastat tagasi suurusjärk on rauaaeg ja siis välja kuni 20. sajandi alguseni löödi metsataludes tikkude asemel veel tuld tulerauaga. Ja ta maagilisus on kaitseamuletina kasutatud lahkunutele kaasa pandud väikestele lastele padja alla kaitseks, igasuguseid muid maagilisi karjakaitse toiminguid ja asju temaga tehtud. Et tegime seekord siis klassikalised, ma suumin pärast lähemale, aga juba tahaksin teha ka ühe loomakujulise sepistada. Ma panen siia vahele ka mõned üksikud klipid, mis ma koolitusel filmisin. Aga Edwards, väga äge koolitaja. Mulle meeldib, et koolitajad ja püüan ise ka olla see, kes püüab aidata päriselt koolitusele tulnuid ja mitte näha koolitusel väljundit enda nagu, ma ei tea, presenteerimiseks kõva mehena. Et eelkõige ikkagi külalistele pakkuda maksimaalselt kõike, mida suudan püüda mõista, olla empaatiline ja saada aru, kuhu taha nad kinni jäävad ja ühesõnaga aidata, teenida. Et ja Edwards oli täpselt selline koolitaja, super tänud, Edwards 10 punkti. Soovitan siis Tallinna Ringmajanduskeskuses, ta teeb veel asju kindlasti. Ja minul õnnestus siis teha 2 täpselt ühesugust. Tegin esimese valmis, panin selle kõrvale, vaatasin, mul on aega veel, sest teised alles nokitsid esimese kallal, olid natuke üle poole jõudnud ja ma arvan, 40 minutiga tegin teise ja juhuslikult või siis meistri näitaja, ei tea, täpselt ühte mõõtu, ühe pikkused, ühe laiused, siseosas minimaalsed erinevused. Et 2 tulerauda mul nüüd olemas. Aastaid olen mõelnud, et see peaks ka kuuluma minu nii-öelda komplekti loomulikult, aga ma kuidagi ei tahtnud osta seda. Et mõtlesin, et selle peab ikka ise sepistama. Ja võimalusi justkui ei leidnud, ei avanenud. Ja juba mõtlesin ise ehitada mingi lihtsa sepistamisversiooni metsa üles. Aga siis tuligi see koolitus juba kuskile minule ette ja läksin. Nii et vaatame, ma lõin siin kive katki. On siin nüüd Purekari rannast korjatud mingid täitsa tavalised, nad olid ümarad, mitte siuksed teravad, nad on ära lõhutud juba natuke, aga ma lõhun neid veel, et saada peeneid liistakaid. Ja siin on nüüd sellised kivid olemas, ei tea, paistab või? Ühesõnaga võimalikult liistakad, see on nüüd jäme, aga see on päris tulekivi, selle ma sain Edwardsilt. Siis on siin Purekari rannast mingisugune must kivi, mis oli ümar, mingisugune eledam kivi ja valge ka täitsa. Üsna sarnane sellele päris tulekivile. Et proovime siis nendest tuld lüüa täna. Aga lähme tuppa, seal on pimedam, näeb paremini sädet värki. Opadi. Nii. Käbinis. See on nagu selles mõttes ka õige koht, et trapperid, karusnahakütid ilmselt tikkude asemel ka kasutasid veel üsna hiljuti tulerauda. Ja vaat kasvetohukorv ise tehtud, hakatusmaterjali. Siin sees on sööstatud mädapuit. Selle videoklipi panen kohe juurde, kus ma selle tegin. Oravanahast kotike, siin on 1 tuleraud, siin on erinevad tulekivid
ja siin on söestatud kangas mul, teine tuleraud ja veel mõned kivid. Padi, proovime siis tule löömist. Tule löömine ise on siis nagu selline häikese maine kehastus. Et usuti, et kui müristas ja välku lõi, et siis Thor või Uku kuskil kõrgel üleval taevas lõi tulerauda ja tulekivi kokku. Ja siis inimene tegi selle asja järgi ja see oli selline püha selle sama toimingu maapealne esindus või järgi tegemine. Proovime siis päris sellest ränikivist ehk tulekivist lüüa põletatud kangas. Nii, Thor, anna meile tulli. Ja olemas väike täpike hõõgub ja see läheb nüüd aina edasi ja kogu see kangas on lõpuks punane ja siis pannakse seda rauduusti sisse või kadaka koore sisse või mingi asja sisse, kus saab teda puhuda leegile. Nii et tulekivist kohe 2 laksuga olemas, paneme tulekivi kõrvale ja siin on nüüd üks must, täitsa siuke Purekari rannast leitud ümar ilus silekivi oli, lõin ta katki ja sain siukse liistaka. Proovime sellega ka. Otsime võimalikult terava serva, siin on. Kangas läheb kivi peale ja proovime siit lüüa samamoodi. No kohe on näha, et see kivi ei taha anda. Proovime teistpidi. Terav serv peab olema, et me lööksime metallist tüki välja. Ei anna, et kohe kivil on vahe, päris tulekivi ja no saime ühe sädeme, saime veel. Tükid lendavad välja, see kivi ilmselgelt ei ole nii kõva. Otsime veel uue nurga. No sellest mustast kivist ei saa praegu kätte, jätame ta praegu kõrvale, võtame selline oranž. Samamoodi oli ümar silekivi, lõhkusin katki ja sain sellise peaaegu terava liistaka. Ei ole kõige teravam, aga vaatame, kas sädet saab. Saab, aga mitte õigesse kohta. Proovime siis teistpidi. Siit ei ole mugav hoida. Kui ei ole mugav hoida, siis on oht näppudele. Kivi liigub käes ja näpud jäävad rauale löögi ajal ette. Ehk lööme teistpidi ehk siis mu eesmärk on need rauatükid saada lendama siia kanga peale, mitte mööda. Ja sain. Nii. Selle oranžiga ka. Ehk praegu on tulekivi ja oranžiga saadud. Proovime sellega ka. Selline. Vaatame, mis juhtub. Ja saime. Tumedale pinnale või läheb kuumaks. Nii et praegu sellise valgega, oranžiga ja päris tulekiviga. Nende 3 oleme saanud, selle mustaga ei saanud. Aga see must ongi nüüd ainuke versioon veel, millest ei ole saanud praegu. Proovin siit veel jonni ajada ja selle ka, kuigi ta on pehme, kipub ära lagunema. Mingi terav serv just kui on. Proovime. Kanga siia võimalikult lähedale. Näpp jääb siia üsna kõrvale, aga et on piisavalt ruumi siiski lüüa. Ja proovime. Ja proovime teist rauda. Äkki on vahe sees. No ei ole väga terav, jah, ta ei ole siuke kriimustav terav, vaid on
noh, lihtsalt terav. Ma tahan selle mustaga ikkagi tahaks hirmsasti saada käima, sest tegelikult ma ennem sain. Aga ei, see ei anna sedetki enam välja. No proovime. No, anname alla. Mustaga ei saanud, aga 2 kivi Purekari rannalt, üks selline hallikas, roosakas, teine oranžikas, ümar silekivi lõhutud ära ja listakad kätte saadud, terav serv kätte saadud ja siis Edvardsi käest, meistrimehe käest saadud päris ranikivi. Selle otsinguid pean nüüd ka siis hakkama teostama, et leida. Soo, meil jäi süütamata, me saame veel äkki siit tule ka kähku ülesse veel. Pole väike on see süütepesa, aga võib näppe kõrvetama hakata, kui see kuumus siin levima hakkab. Aga ma proovin. Saab kätte vähe näpuga seda puutuda ei saa, sellepärast et see on ülikuum. Paneme juurde seda kangast. Kuna see eelmine kangas on peaaegu läbi põlenud, siis see nii, mis on sul selline tutu. Noh, kas kustus ära või? Jäin natuke hiljaks, jah. Kustus ära. Hea küll, paneme kanga kõrvale, lööme uue tule kohe. Võtame tulekivi, võtame kanga ja vaatame, kas saame siuksjab kohe uue õõguva kanga, et saaks selle tulega ikkagi ära teha. Nii. Ja olemas. Nii, ja nüüd laseme sellel natuke kasvada. Ta võib siin sees ka kasvada. Häda midagi. Lähme õue. Ja olemas. Vot selline tuluke. Siin on ka tossu veel. Ja meie tulerauad, tulekivid. Vägev värk. Ja mul on siin tükike musta pässikut. Ehk, ma ei tea, mõned teavad Chaga nime all teda. Proovime, kas see püüaks ka selle sädeme kinni. Ta on nüüd natuke liiga suur, et mul on veidi ebaturvaline seda hoida. Näpud võivad siin nihkuda. Proovin väiksemaks teha. Nii et tahaks lapik ja saaksin tugevasti kinni hoida. Pässikule tuld. Ja läks pässik ka käima. Nii et ei pea olema sööstatud kangast, võib olla ka lihtsalt musta pässiku kuiv tükk ja see annab veel eriti ägedat kuuma ja samamoodi läheb linnupessa ja on tuli mõnus musta pässiku viiruk ja lõhn. Teeme kuiva trenni ka. Et kuidas võimalikult head sädet saada, siis selline pikk kaardes löök, mida ma siin väga ei praktiseerinud, aga
annab väga head sedet. Maagia, 3000 aasta tagune leiutis siis, kus tuleb tuleraud ja kivi. Enam ei pea 2 kivi omavahel kokku lööma ja veel õrnemat sedet saama, püüdma õguvale materjalile, vaid juba raud. Ja olemas. See relakaga, see on niisugune eriti high-tech, et siis jõuad selle sädeme tuleni ikkagi kiviga löömiseni, aga see asi ise on nagu selline versus siis kuuma, tuld, rauda, selline ikkagi natuke kunsti. Et vot siuksed asjad, väga rahulise. Kuna praegu on rohkem tekkinud. Aitäh vaatamast, pärismaalased. Pange ikka subscribe või telli ja see on kõik tasuta YouTube'is. Et see on lihtsalt see, et sulle tuleb siis võib-olla teavitusi, kui ma midagi jälle postitan.